Venemaa, Moskva piirkond, Kuprovo küla. Issanda ülestõusmise kirik. Teeme teadusliku akustilise katse. Seisan täpselt kupli keskkoha all. Kupli keskelt pärinev kett ripub vertikaalselt alla, see on suunatud otse minu poole. Ma teen häält. Ma liigun ringi. Lahkusin kiriku hoonest. Heli muutus palju nõrgemaks. Ma lähen tagasi. Kuulake, kuidas heli muutub. Läksin hoonesse sisse ja heli muutus palju tugevamaks. Kupli keskosa all muutub heli veelgi valjemaks. Räägin normaalse heli tugevusega ja heli kajab võimsalt. Kirikuhoone on akustiline resonaator. Puitpõrand puudub, maa pehmendab ja osaliselt summutab heli. Siin oli sile põrand. Põrand suurendas akustilist resonantsi. Akna avades ei ole klaase, ukse avades pole uksi. Helilaine läheb pöördumatult tühjusesse. Kujutage ette, milline võimas vastukaja sellel minevikus oli. Veel üks huvitav punkt. Templi resonantst on häälestatud madalale sagedusele. Kui räägite bassi madala häälega, on kaja tugevam. Kirikuhoone ehitati heli võimendamiseks. Kiriku akustiline resonaator töötas ilma elektri tarbimiseta. Ja täna töötab ka ilma elektri, bensiini, nafta ja gaasita. Ehitusele kulus aga palju materjale ja energiat. Kasutati üle 1000 tonni tellist. Lihtsa helivõimendi loomiseks. See tähendab, et peate Jumala poole palvetama väga paljult. Kas kõikvõimas Jumal, kes kõike teab, kõike näeb ja kõike kuuleb, vajas tõesti helivõimendeid? Teadus ja religioon ei suuda neile lihtsatele küsimustele vastata. Peate selle ise välja mõtlema.